Tere, lotoelukas. Sa oled täna kuidagi vaikne. Nojah, naabrid küsisid minu käest hiljuti, kes meil seal kodus käntseri häälega karjub. Vastasin, et ei tea asjast midagi. Nemad jälle laususid, et kui see lotokisa ei lõppe, kutsutakse meile Eesti politsei. Visake see karjuv tüüp välja. Jah, ei, võib-olla. Ma ei tea. Võib-olla homme jälle. Mida? Ma ei kuule teid. Kas te võite tabletit? Nägemiseni. Kuulmiseni ja nägemiseni. No, kuidas ma viskan lotoloomakese välja? Ta on ju nii pisike. Pisike. Toob meile lotopileteid. Supersum 4. Siin on näha, kui palju kõik võitjad saavad. Ja siin on kirjas reeglid ja tingimused. Lugege läbi. Ise teate, millega riskite. Ja ongi 5 piletit. Palun väga. Kroopimiseks kasutame Soome 5 margast, mille ühel küljel on selline hüljes. Mulle see hüljes meeldib. Eesti vetes muuseas elavad ka sellised hülged. Ja teisel poolel on kirjas 5 marka ja näha üks lendav sitikas kiilsis. Soome vapilõvi on rahalt kadunud. Nimetame seda siis globaliseerumise alguseks. Palju õnne meile kõigile. Nüüd ilma pikema jututa paneme oma loto kolmapäeva käima. Esimeselt mänguväljalt pead sa leidma 3 ühesugust summat. Ja kui sul on 3 ühesugust summat, siis see ongi sinu võit. Ja selline näeb kahjuks välja tüüpiline võiduga pilet. 2 euri. Aitäh! Teiselt mänguväljalt pead leidma 3 mesilast. 3 mesilast tähendavad 5 eurist võitu. 1 või 2 mesilasega ei saa mitte midagi. Kolmandas mängus pead saama 3 TV-märki. 3 TV-märgiga pääsed Eesti Loto stuudiosse õnneratast keerutama. TV-märgid on tegelikult need, mida siin supersummis jahime. Miks? Sest alla 1500 euri sa stuudiost koju ei lähe. Lillede nägemine lotopiletil. See tekitab minus ärevust. Ja muuseas, soome keeles on lill kukka. Ja Eestis on ka kukka olemas. Näiteks käisin mina kohas, kus on suur kivi. Kukkakivi nimeks. Kõik seal kivi juures mingil põhjusel käivad ja kindlasti panevad nad sellest oma käigust pildi Facebooki. Et ikka kõik 3. isikud ja salasilmad teaks, kus sa kõik käinud oled. Käisin minagi ja loomulikult teavitasin tuttavaid, et ma nüüd siis käisin selle kivi juures. Nemad siis küsima, et milline see oli. Milline oli.
vaata pilti, vaadake oma silmadega, mis seal kirjas on. Selle peale nemad mulle vastama, et see ei ole õige kivi. Silt kirjaga võib ju juures olla, kuid õige kivi on teises kohas. Palju õnne mulle. Selle käigu õppetund mulle on see. Ei maksa uskuda kõike, mis kirjas on. Ja see ei käi mitte ainult kukkakivi kohta. Soovitan ka kõigil vanaisadel ja vanaemadel, kes praegu minu interaktiivset lotosaadet vaatavad ja kes noorpõlves raadiost Nemo turniiri kuulasid, sellest aru saada. Teist rebast Toompeale sokutada oleks äärmiselt loll tegu. Kui te ikka mõistate, mida ma sellega öelda tahan. Ja nii on lood ka meie tänaste lotopiletitega. Õiged võidud on ilmselt kõik teises kohas. Kuulmiseni ja nägemiseni.